Loomulikult kindlustusinimesed räägivad, et tehke kasko, see on mõistlik. Panen käe südamele, ma ütlen, mina räägin täpselt sama juttu. Ma olen oma nende eluaastate ja autode pidamise juures puutunud kokku erinevate juhtumitega ja ma pean ütlema, et ainult väga rikas inimene võib endale lubada teha, mitte teha siis kasko. Ja minu seisukoht on sarnane, ega ma ei näe suurt vahet, kas inimene kindlustab oma maja, tervist või autot. Me räägime varast ja kui see on kindlustatud, siis õnnetusjuhtumi puhul on see ikka väga suur boonus ja väga hea lahendus, et auto on kindlustatud ja et tal on kaskokate. Samas, kui auto maksumus on sedavõrd väike ja auto on nii odav, et omanik otsustab, et selle hävingu puhul tal ei ole majanduslikke kahjusid, mida taga nutta, siis ma saan sellest mõttest ka aru, kõike tõesti ei ole. Kui auto ostad 3000 eest, siis tõesti? Jah, siis ma ei näe tõesti mõtet, siis kui see auto nii-öelda oma elu ja lõpetab, siis läheb omanike auto, lähevad lahku ja ostetakse järgmine ja ei olegi kaskol mõtet. See on ka omaette argument, täiesti arusaadav. Oskad sa näiteks tuua mõne sellise näite mulle, et siia uksest veereb sisse auto ja omanikul kaskot ei ole ja on juhtunud selline asi, mille peale see omanik ise tulnud ei ole. Ta on arvestanud sellega, et ta satub avariisse, teine juht on süüdi, sealt makstakse liikluskindlustuse poolt asi kinni ja ise on ta niivõrd kindla käega vend, et ta ei sõida ise teelt välja. Ja seda tuleb aeg-ajalt ette ja ma ei saa öelda, et väga sageli, aga on ka neid juhuseid olnud, kus omanikud ei loobu ka sellest avariilisest autost ja isegi sel juhul, kui taastamine maksab rohkem kui auto turuväärtus. Ka seda on ette tulnud ja samamoodi mõistetav. Kuidas need asjad lahenevad? Me ikkagi taandume sinna praegu selle juurde, et inimesel seda kaskot ei ole ja ta tuleb siia, nagu sa enne mainisid, siin verine põlv ja ütleb, mis mu autost saab. Et kuidas need asjad lahendatakse? On teil pakkuda ka näiteks selles mõttes mõni odavam variant? No kindlasti jah, selle autoremondi puhul on meil mitmeid võimalusi. Esiteks me saame kasutada võib-olla mitte kõige kvaliteetsemaid Taiwanis toodetud alternatiivvaruosi, mille tagajärjel auto saab jällegi sõitma. Ja muidugi väga levinud on meil kasutatud originaalosade lammutus. Ja kasutatud originaalosade soov on meil igapäevane klientide seas ja iseenesest me leiame, et ega selles midagi taunimisväärset ei ole. Isegi liikluskindlustusseadus ütleb, et sõiduauto tuleb peale avariid taastada avarieelsesse olukorda, aga kui see sõiduk on juba 7, 8, 10 aastat vana, siis teoorias võib ju sinna sama väärseid varuosi ka asenduseks pakkuda, mis on kindlasti kordades odavam kui tellida täiesti uued originaalosad. Kindlustus ei pane siin kätt ette sellele, et kui autole näiteks remonditöökojas otsustatakse siis koha peal, et meil on olemas auto lammutusest võtta siia tiib ja auto näiteks keregarantiid see ei muuda, siis teie poolt on see okei? Just meie poolt on see täiesti okei ja see on täiesti tavaline turupraktika, et vanemate sõidukite puhul pannaksegi sõidukitele külge kasutatud varuosasid, sest kindlustuse ülesanne on taastada sõiduki õnnetuseelne seisukord ning kui näiteks sõiduk oli õnnetuseelselt 7-aastane, siis on täiesti tavapärane praktika, et võetaksegi kusagilt kasutatud, kuid normaalses korras 7 aastat vana detail ja paigaldatakse see sõiduki külge, et sõiduk kuidagi sellest halvemaks ei muutu ja jääb ta täpselt samasuguseks, nagu ta oli enne õnnetust.